alguse poole ikkagi ainuke viis, kus me saime autodest midagi teada, olid autokataloogid. Ja mina ka 95. aastal mõtlesin, et ma tahan endale ühte sellist autokataloogi, kus on kõik autod olemas. Põhjalikku ja oluline, et oleks kiirendused 0–100 ja ühes vanalinna poes müüdigi ühte sellist kataloogi, kus on kõik maailma seeria tootmises olevad autod sees ja see kataloog maksis 400 krooni. Tollel ajal oli keskmine palk kusagil natuke üle 2000 kätte ja mina olin just käinud esimest suve tööl ja mõtlesin, et osa raha panen siis sellisesse kindlasti perspektiivikasse kohta. Astusin kauplusse, tollase teeninduskultuuri kohaselt istus leti taga selline vanem proua, kes lobises telefonis oma sõbrannaga. Ja kui ma siis seda sirvisin, siis demonstratiivselt proua rääkis oma sõbrannale, et käivad siin igasugused poisikesed, midagi ei osta kunagi. Aga mina olin just veendunud, et mul ongi täpselt seda vaja, panin 400 krooni lauale, ütlesin, et ma võtan selle ära ja see proua tegi nii pika näo pähe, et juba see oli väärt seda 400 krooni.